Tere hommikust. Kontrollin kella ja tõepoolest tuleb välja, et ikka veel on võimalik ütelda tere hommikust. Tere kõigile EPA messi stuudio vaatajatele ja ka messi külalistele siin Tartus kohapeal. Mina olen Hanna Tammsalu Maaelu Teadmuskeskusest. Et nii palju kui Maaelu Teadmuskeskus tihti teatakse, siis mis neil meelde tuleb? Teadus, sordid, mullaproovid, aga kas midagi veel? See nimetus teadmuskeskus võiks tähendada seda, et me tegeleme teadmistega ja tänase selle stuudio aja üheks teemaks ongi teadmised, kuidas neid teadmisi kasulikuks teha ja kasulikult ära kasutada. Minu kõrval istuvad 3 teadmistest väga palju teadvat inimest. Timo Varblas, esindad Eesti Noortalunikud mittetulundusühingut juhatuse esimehena, aga sul on endal ka ettevõtted, mis tegelevad rohumaa kanade, lillede ja köögviljadega. Noogutad? Õige, suurepärane. Märt Riisenberg, pealkirjaks Kehtna mõisa osaühing, aga see üks lühike nimetus tähistab suhteliselt vähest kõigest sellest, millega osas sul kogemused on. Rääkimata sellest, et sul on taust, haridus, perekond, on sellel ettevõttel olnud tegemist terve tarneahela ulatuses kõiks võimalike töövaldkondadega. Siis nii mulla kasvatamisest kuni toidu viimisena kas või, kui võima seda niimoodi ütelda, et restoranikettidesse. Nõus? Noogutad vähemalt, et suu on veel kuiv, et kuni rääkima hakkad. Ja meil kõrval on kolmandaks sellise punkti ja põhijõuna Piret Kalmus esindamas Eesti Maaülikooli veterinaaria meditsiini õppeprofessor. Kaasprofessor oleks võib-olla õige öelda. Tuleb üldse oluline tegelikult. No Maaülikool on oluline, jah. Aga lisaks sellele sa oled ka tegutsev veterinaar ja sa tegeled ka eravaldkonnas nõustamisega. Jaa, täpselt nii. Väga palju erinevaid tegemisi. Alustaks küsin Märt sinu käest. Sul on tausta nii palju. Millised teadmised sind sinu ettevõtmistes kõige rohkem on toetanud? Tere. Ma ütleks kõigepealt, et ma ei ole enam esimeses nooruses, varsti on 70. Ja sellele küsimusele, mida vanemaks elad, seda raskem on vastata. Alustasin minagi noore mehena EPA kooli lõpetajana, siis kui ma tööle läksin, siis need teadmised, mis ma koolist sain, siis ma hästi ruttu sain aru, et nende teadmistega kaugele ei purjeta. Paar aastat läks üldse aega ennem, kui ma sain aru, mis seal maal üldse toimub. Ja niimoodi ikkagi oleneb, millega sa parasjagu tegema oled hakanud oma konkreetsel ametipostil või tegevusalal, siis tuleb sellel alal ikkagi neid teadmisi igalt poolt tankida ja nende põhjal tegutseda ja selle põhjal tulevad kogemused ja kogemusi tuleb korrigeerida ja nii edasi. See jutt läheb väga laiaks, et võib-olla küsi täpsemalt. Sa ütlesid, et tulid otse koolist, aga et kui sa kooli läksid, siis oli sul ju mingisugune põhjus, miks sa sinna läksid ja mingi kogemuste pagas oli olemas. Üks minu kunagistest ülemustest on tõepoolest ütelnud, et peale kooli lõpetamist on iga kohalik traktorist ka targem kui see, kes otse tuli, sellepärast, et tema enda kogemus neid teadmiseid praktikasse panna on hoopis teisel tasemel. Kuidas sinu puhul, et ütled esimesed 2 aastat võttis aega? Et miks nii palju aega läks, et aru saada, et mis maailmas üldse toimub või? Kui sa nii tahad läheneda. Ütleme jah, ega ei saa alahinnata neid teoreetilisi teadmisi, mida koolis saab ja muidugi EPA koolis oli selline tava, et pidi väga palju praktikatel ka käima, ilmselt praegu ka veel on. Et see on väga positiivne, aga nende lühikeste
praktika kokkupuutumistega ikkagi ei omanda kõike vajalikku, mis tegelikus elus vaja on. Ja nii põhjalikult ka mitte, et selleks, et seda omandada, mina saan rääkida ju enda vaatenurgast, tuleb ikkagi hoolega seda elu jälgida, kuulata inimesi, vanemaid kolleege, neid, kes on midagi ennem teinud, uurida ja siis võib-olla oma seisukohtadega alles lagedale tulla, et kuidagi nii on ta läinud, jah. Timo, nüüd tuleme sinu juurde, ehmatan siin kohe ära, et alustasid oma põllumajandustegemisi suhteliselt hiljuti, kui ma eksi 3 aastat. Kuidas sina oma neid teadmisi kogusid, et sa julgesid sellega tegema hakata? Meie siis see lugu sai alguse jah, et kui kuskil 3 aastat tagasi ja enne seda olin hoopis teise eluala peal, et tegelikult ma olin töötanud nii-öelda põhikoolis õpetajana siis üle 10 aasta. Ja kogu see lugu sai alguse sellest, et mis see ressurss meil olemas oli ja meil ümber maja oli too hetkel parasjagu nii palju maad, et siis neid kanu ja köögivilju seal kasvatada. Aga kuna tõesti nagu see teadmised siis konkreetsest valdkonnast olid siukse tavalise maapoisi tasemel nii-öelda, et tead, et kartul kasvab mullas ja õun puu otsas ja nii edasi, et siis see eesmärk oli kohe alguses seda, et me peame saama need erialased teadmised, et selleks, et seda saada, me teeme siis seda oma naise Kelliga 2 ja me võtsime siis kõikvõimalikud kursused, mis olid antud teemadel. Me käisime ka kutseõppeasutustesse õppimas siis nii kodulinnukasvatust kui ka siis nii-öelda taimekasvatuse poolt. Me oleme võtnud vastu kõiksugu tasuta kursused, mis pakub siis nii Metcom pakkunud kui ka igalt poolt mujalt, kus need kätte on saanud. Me oleme võtnud ka väga siis kalleid tasulisi kursuseid, nii-öelda, mis on konkreetselt meie ala peale nii-öelda meie alale siis fokusseeritud ja samamoodi ka need võib-olla siis need asjad, mis on jäänud mujalt puudu. Et kui me võtamegi näiteks selle kutseõppe poole, siis seal on väga tugev taust sellest, et kuidas see taimekasvatus töötab, see teooria pool, aga köögivilja pool kui spetsiifiline siuke osa nagu jääb sealt vajaka. Ja neid asju me oleme täiendanud siis mujalt ja otsin neid teadmisi, et kogemused on olulised ja kui need teadmised lõpus käes on, siis kindlasti tuleb need ka läbi kogeda ja ka neid ämbreid nii-öelda kolistada, et aru saada, mis nagu toimib sinu jaoks, mis toimib sinu piirkonnas, mis toimib selle mudeli puhul, mida sina teed. Aga kogu see teooria on selle alus ja see on nagu üks mõte olnud kogu selle asja taga ka, et kui ma ei tea, siis ma ei tea ka, mis valesti on läinud, et sellest kogemusest õppida peab see teooria all olema, et see on nagu ülioluline. Selline võimalus käia väga erinevaid koolitusi läbi eeldab, et on ajaressurssi, aga et kas sa näed noortalunike esimehena, et selline pühendumine oma karjääri alguses teadmiste kogumisele on tavapärane või? Ma arvan, et suur eelis ongi sellele, et ma olen tulnud nii-öelda muu eriala pealt, et ei ole nii-öelda nagu Märt ka siin ütles, et otse koolist, et siis on veel paar aastat aega vaja nagu atra sättida, et seda atra on sätitud ka muude elualade peal ja seal on kõik need kogemused teises valdkonnas juba läbi proovitud ja aru saadud, et kuidas tegelikult see toimib. Ja ma arvan, et inimesed, kes teavad, mis nad tahavad teha ja sellele pühenduvad, siis kindlasti on teadmised see alus, kus nad ka pühenduvad just selle koolituste selle poole pealt. Piret, sina omad mõtteteras seminari ettevalmistamisel ütlesid, et teadmistest on kasu vaid siis, kui neid ellu rakendada. Samas peaksid nii Maaülikool kui erinevad koolid väga palju just nimelt ette valmistama selleks, et sa saaksid kohe tööturule tulla. Millest sa puudust tunned praegu? Ma tegelikult võib-olla ma ei ole õige inimene sellele küsimusele vastama, sellepärast, et mina olen see, kes neid teadmiseid jagab ja meie oleme need, kes valmistavad meie oma teadmiste kohaselt parimal viisil ette noori spetsialiste. Et pigem sellele küsimusele, millest puudust tunnevad äsja tööturule sisenenud loomaarstid ja loomakasvatajad, peab nende käest küsima.
aga me oleme oma tegevuses, kui me jagame teadmisi, me peame nende teadmiste jagamise vähemalt õppejõu ja nõustajana, me jagame nagu mitmesse kategooriasse. Üks teadmine on see, mida me anname neile ülikoolis põhiõppe käigus. Ja kuna me tahame, et kõik tudengid saavutaksid võrdse taseme, olenemata, mida nad oma tulevikus tegema hakkavad, siis võib-olla see teadmiste väga spetsiifiline rakendamine teatud valdkonnas ajaressursi tõttu jääb saavutamata. Teisalt jällegi, kui me räägime nüüd kooli välisest õppes, kui inimesed on juba tööle läinud, siis tegelikult öeldakse, et siis ei hakka põhiõppe enam peale, vaid siis nad juba need, mida nad on koolis omandanud, nad hakkavad neid rakendama ja neil tekivad uued ja uued küsimused. Ja pigem just selline jätkuõppe ja elukestev õppe nüüd pärast kooli on ilmselt see kullaväärtusega koht, kus inimene tuleb juba tagasi. Kas ta tuleb koolipinki tagasi või ta tuleb kursustele tagasi ja tal on juba tekkinud oma küsimused, oma kogemus ja sealt nagu edasi minna. Aga nii nagu Timo ütles väga õigesti, ilma baasteadmisteta ei ole võimalik oma ettevõtet edasi arendada. Ja ma arvan, et ülikoolid ja maaülikool on see, mis annab need baasteadmised. Õppelaud on väga, väga halb sõna, mulle ei meeldi see, aga ta annab need teadmised, mille põhjalt inimene on võimeline hakkama edasi arendama ja edasi liikuma enda valitud teel. Et selle poole me tegelikult püüdleme. Ja maaülikool on praktiliste erialade kool ja praktika osakaal on päris kõrge. Nii et see, kuidas neid pärast tööle rakendatakse, see sõltub kindlasti keskkonnast, kus inimene tööle asub ja tema enda motivatsioonist ja inspiratsioonist. Märt, kutsun sind kaasa mõtlema selle mõttega, et teie ettevõtte ajaloo jooksul on väga palju teie tegevusvaldkonnad muutunud, lisandunud juurde või ümber muutunud. Aga et kuidas sellised muutused siis teadmiste poole pealt on õnnestunud ellu viia? Kui palju te olete oma töötajaid pidanud nagu kaasa aitama siin juures? Mis see praktika? No ma esiteks võib-olla õiendaks ära ühe väikse ajafaktorist tekkinud arusaamatuse, et kui mina kunagi kooli lõpetasin, see oli eelmise sajandi 70ndate lõpus, siis elu ei käinud sellise pöörase tempoga, nagu Timo siin seletas, et ei ole siin aega midagi, kohe tuleb härjal sarvist haarata, siis oli suur majandid ja noor spetsialisti ei pandud kohe firmat juhtima, õnneks, vähemalt mind ei pandud. Ja sai natuke rahulikumalt eluga kohaneda. Aga mis puutub sellesse hilisemasse ajajärku, tõesti peab tunnistama, et olen tegelenud tolle põllumajandusega kogu eluaja siiamaani välja ja on erinevaid etappe tulnud läbida. Ja üks põhiline mõte neid etappe läbides oli ikkagi niimoodi, et selle tegevuse tootmise järjepidevuse katkeks ja sellelt tulenevalt, kui see ühismajand lõppes, asutasime nagu väga paljud ettevõtjad maal oma eraettevõtte ja tegutsesime samal alal edasi. Aga paraku konkurents oli ju ikkagi karm. Meenutuseks, et kuni aastani 2004 ei olnud Eestis Euroopa Liitu ja oli vabaturumajandus, ikka sõna otseses mõttes, et pidime konkureerima oma toodetega väga madalate hindadega, proovima neid ära müüa ja ellu ka jäämada selle juures. Ja selle kõigi käigus siis tuligi välja selekteerida ikkagi paratamatult need tegevusalad, mis meie arvates või millega me ei olnud suuteline edasi tegelema. Ma ei ütleks, et me ei oleks seda suutnud, aga seal tulid lihtsalt finantsvõimekused vastu.
ja valisime oma peamise tegevusala, see on piimatootmine ja mida me oleme siis järjepidu arendanud siin juba üle 25 aasta ja nüüd varsti hakkab siis see valmis saama ja küsida, et kus kohast need teadmised või kogemused on tulnud, siis ikkagi ja ka oma töötajatel selliseid koolitusi, nagu see EPA mess on siin minu teada ka vist 3, 4 või 5 aastat toiminud. Mina isiklikult ja väga paljud meie töötajad tulevad siia, mitte muidugi ka kolleegidega suhtlemine väga tähtis, aga võib-olla peaasjalikult osa võtma nendest töötubadest, kus neid teadmisi saab, et ma ka jooksin AI töötojast siia ja lähen kohe tagasi, et jälle uus asi, mida jälle juurde õpid ja saad, et eluga peab kursis olema. Et nimetasid täna, et paljud valikud tulid finantside otsustest, aga samas enamik, kui ma üritan mõtelda, et milliseid kursuseid või milliseid koolitusi pakutakse, räägitakse siis tehnoloogilistest teadmistest. Toon kas või näiteks köögiküljakasvatus, mida Timo sa nimetasid, või veterinaaria, mida siis Piret nimetas. Kui palju on sellist kättesaadav sellist finantsmõtlemist ja Timo, ma mõtlen, just praegu küsin sinu käest selle mõttega, et kui sa nüüd ettevõtete alustades või algatades ringi vaatasid, et kas sellist finantsvist juhtimispoolt jälgisid, leidsid? Ja üks pool oligi need erialased teadmised, mis siis nii-öelda põllul ja kasvuhoones ja kanade juures toimub. Aga teine pool ongi, et olla ettevõtja täna, siis sa pead olema nii-öelda multitalent. Et sinu oskused peavad olema siis seadusandlusest kuni selle muna pakkimiseni, eks ole, ja kõik, mis sinna juurde käib. Et ja samamoodi ka kõik need finantskirjaoskused, igasugused regulatsioonid. Lisaks pead sa olema nii-öelda väikeettevõtjana, pead sa veel olema ka turundaja, sa pead olema kommunikatsiooniekspert, sa pead olema raamatupidaja, kõik need asjad ja seda kõike tulebki õppida. Et jõuda siis selle kohani, et mingisuguseid asju nagu väljast sisse osta. Et kui alustada, siis kõik see käib enda käel ja võib-olla praegu nagu see aeg on nagu selles suhtes tõesti nagu hea, et ühest küljest on kiire, aga teisest küljest meil on ka info nagu väga hästi kättesaadav. Et kui ma näen, et Ameerikas või Kanadas või Austraalias või kus iganes toimub koolitus, mis on online, siis ma saan ka siit samast oma kodust sellel osaleda ja neid teadmisi ka ülemaailmseid kätte saada. Ja neid nii-öelda häid praktikaid, mis nagu mujal nagu toimivad. Ja võib-olla siin niisuguse kohaliku koha pealt ongi, mul on hea näide tuua näiteks sellest, kuidas me alustasime siis oma köögiviljakasvatuses ja kasvatasime sibulat ja me kasvatasime sibulat mustast seemnest ja minu ema ja siis mu naise ema ütles, et kes see sibulat niimoodi kasvatab. Tippsibul tuleb maha panna, siis saad suure sibul, eks ole. Mina internetist nägin teistmoodi ja uurisin selle kohta ja sain nagu omad teadmised ja siis kui sügisel olid ilusad suured sibulad ja ei läinud nad külmaga putkega midagi, siis minu ema oli järgmine aasta, kuule, anna mulle ka seemet, et ma proovin ka siis nii nagu sina. Et võib-olla see on ka see koht, kus siis nii-öelda sektorist väljast tulnuna nii-öelda, mul ei ole seda pagasit all, et seda peab nii tegema, vaid ma leian neid lahendusi ja mõtlen, et kuidas siis saada seda teistmoodi teha. Et samamoodi need finantsoskused või raamatupidamise oskused või meil oli ka siin AI-st natuke juttu, et on erinevad rakendused või ka abinõud nii-öelda, mis aitavad juba selle tehnilise poole pealt ka kaasa, aga seda tuleb õppida, et kuidas need asjad toimivad ja kuidas see taust seal on ja mismoodi need nagu toimetavad. Aga see on tõesti hästi lai, hästi suur see ala, millega sa kõigega pead kursis olema ja mis asjadega sa iga päev pead tegelema. Ja see õppimine käib pidevalt ja see, mina isiklikult arvan, et see ongi ju üks nagu inimese olemus, et ta peabki pidevalt õppima, sellepärast et vastasel juhul võib ära jahtuda. Ma näen, Piret, et sa noogutad tugevalt kaasa, see jutt tekitas sulle seoseid. Ei, seosed tekivad ju kogu aeg selles mõttes, et igal inimesel, kes mõtleb ja mõtlemisvõimeline, üks asi, mida ta teeb, ta loob seoseid oma peas.
ma noogutasin sellepärast kaasa, et Timo rääkis just sellest info hulgast, et kui me mõtleme nagu enda tööd või enda tegevust, olles nõustaja ja konsultant lisaks õppejõutööle, siis me oleme oma kolleegidega, kes samuti nõustavad farme, et me oleme arutanud selle üle, et mis on meie roll. Sest nõustamise roll mõnikord ei ole selline käega katsutav, see on selline abstraktne mõiste mõnikord, sa ei tee midagi kätega valmis, ühte saabast näiteks. Siis tegelikult me oleme mõtestanud oma rolli selliselt, et kuna maailmas on väga palju informatsiooni ja seda tuleb järjest rohkem juurde, siis meie üheks rolliks on selekteerida välja enda teadmistele tuginedes ja teadusallikaid kasutades need tõenduspõhised praktikad ja teadmised, mis võiksid olla Eesti farmeritele olulised. Sest vastasel juhul me upume ära sellesse infotulva ja võib-olla selline allikakriitilisus ja selliste põhiliste, ja ma ütleks allikakriitilisus, sest internetis sa võid lugeda igasuguseid asju, me kõik oleme doktor Google'id oma peas, me muudkui guugeldame ja vaatame. Aga võib-olla just need teadmised, mis on antud kontekstis, antud farmis ja antud situatsioonis olulised ja kas ja miks küsimustele vastamine on üks meie rollidest tegelikult, kui me nõustame farme. Ja teine pool just nimelt see praktikasse rakendamine, et sa võid olla küll lugeda väga huvitavat asja ja sul on mingi väga huvitav teadmine, aga seda ei ole võimalik rakendada, mis tähendab, et alati ei ole võimalik kõike, mida sa loed, rakendada, sa pead otsima sellise kuldse kesktee ja iga farm on erinev, sest igas farmis sa rakendad teadmisi natukene erinevalt, olenemata, et baasteadmine on kõigil üks, me teame täpselt ühte sama asja. Ja see Timo näide selle kohta ka, et 45 aastat on niimoodi tehtud ja sa teed äkki teistmoodi. Et inimestel on raske muutustega kohaneda, eriti kui see on midagi väga uut, see on meil evolutsiooniliselt sisse kodeeritud, et me ei võta vastu igat uut asja. Et sellise uue teadmise vaikne rakendamine läbi kogemuste on ka üks võib-olla, millega õppejõud ja tegelikult ju ka nõustajad tegelevad. Märt, et sina oled julgenud oma ettevõttega astuda erinevatesse innovatsiooniprojektidesse. Oled julgenud võtta selle riski ja katsetada, et kas tuleb välja või mitte ja teha koostööd teadusega. Kas sul on oma kodustatud teadlane? Et võid nii ütelda ka, aga neid on mitte üks, vaid neid on ikka mitu. Üks istub minu vasemal käel siin, kellega me ikka oleme ka palju suhtlenud. Kerli Mõttus, Meelis Ots Maaülikoolist ja teisigi. Muidugi kui mõtelda, kui ma hakkasin seda oma firmat vedama, siis esimene teadmine, ma mäletan, et ma käisin üsna põhjalikul finantsteaduse seminaril, kuigi EPA koolis õpetati neid asju ka kõiki, aga see, kuidas bilanss ja kasumit lugeda ja kuidas oma rahaga siis selle põhjal käituda, need teadmised vajasid ikka väga rehitsemist, ülekäimist. Samamoodi üks revolutsiooniline muudatus meie piimakarja kasvatuses oli ju selle sajandi alguses, kui hakati vabapidamise külmlautu rajama, millest teadmised olid ümmargune null tegelikult ja kuidas põllumehed käisid siin ekskursioonide kaupa, mina nende hulgas Ameerikas seda kogemusteadmist saamas ja rajati selle põhjal esimene laut Tormas, teine Pae ühistalu ja Põlva ja nii edasi, need kerkis nagu seeni ja muidugi, kuidas seal laudas nüüd loomi siis pidada tänaseks hetkeks, on teadlased väga, väga hästi neid asju uurinud ja meid õpetanud ja meelde tuletanud ja söötmine näiteks on üks selline teadmine või teadus, millega tuleb pidevalt tegeleda selleks, et teatavasti me lehmadele söödame silo ja iga siloauk on eraldi elusorganism, millele lähenemine nõuab teadust ja ütleme nii, et kõik, nüüd ärge saage aru, et kõik me ise oma spetsialistidega või Märt teeb ära, et ei, me ostame ikkagi seda tarkust suurel määral sisse.
ainuke asi, et me oleme õppinud neid tarkusi kuulama iga päevaga järjest rohkem. Sa tõid sisse jälle järjekordselt raha, et Piret, mis on teadmiste hind? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et teadmiste hind on igale inimesele erinev. See sõltub sellest, mida ta investeerib oma teadmistesse. Et see on raske küsimus, et kuidas sa hindad oma teadmisi või mida sa oled oma teadmiste ees olnud nõus välja käima. Seda on võimalik muidugi arvutada ühtepidi. Aga teistpidi jällegi mul on võib-olla jällegi teine pool, et mul on nagu väga hea meel, et me saame neid teadmiseid siin Eestis kätte ka tasuta, sest samuti nende tasuta koolituste toimumine tegelikult on võimaldanud kõigil, kes tahavad nendel osaleda ja ma arvan, et me oleme tänu sellele suutnud sellist laiemat publikut võib-olla kõnetada, kui et meil oleks kõik Eestis toimuvad koolitused tasulised. Me täna ajaliselt ei jõua diskuteerida tasuliste ja tasuta teadmiste erinevuses kuulaja poole pealt või siis teadmiste andja poole pealt. Aga ma arvan, et me oleme leidnud niisuguse kuldse kesktee, et ma arvan, et kõik, kes tahavad, saavad oma teadmisi Eestis igalt poolt kätte ja see teadmiste hind sõltub sellest, kellena sa töötad. Tegelikult, et minul on võib-olla see teadmiste hind teistsugune, kui on kellelgi teisel. Nii et ma sulle ei saa öelda, et 20 eurot või 20 000 eurot, eks ju, teadmiste eest. Ja kuna teadmiseid ja nende läbitöötlemine, see võtab niivõrd palju aega, nende saamine, nende töötamine, et lihtsalt tihti ei mõtlegi selle peale, et milline pagas on tarvis selleks, et ma suudaksin sulle järgmised tund aega seda nõuannet anda või järgmised tund aega esitlust teha. Ma tõesti ühe näite toon, et kui minu käest küsitakse farmis üks küsimus, mis sa arvad sellest asjast, et turul on toodud selline toode, seal sees on selline komponent, mis sa arvad, kas see tõstab minu lehmapiima toodangut 1 liitri võrra järgmise 6 kuu jooksul. Siis ma ütlen, okei, ma pean uurima. Ja see uurimine tähendab seda, et ma lähen oma arvutisse, ma hakkan läbi otsima erinevaid teadusallikaid, ma olen allikakriitiline ja see võtab aega, et sellele küsimusele vastata 4-5 tundi, 6 tundi, aga see on aeg ja aeg on raha. Nii et ja siis sealt tuleb see hind, et vastata, ma võiksin vastata küsimusele, jah, tõstab küll piimatoodangut või ei, ära kasuta, see ei tõsta, sest ma arvan nii, aga arvamine ja teadmine on 2 erinevat asja. Meie aeg siin hakkab kohe läbi saama, et ma hea meelega küll ka räägiksin pikalt veel rahast ja räägiks sellest, kuivõrd tähtis ja tore asutus see Maaelu Teadmuskeskus siin kõrval on. Aga et teeks selle viimase sõnumi veel, et kellel on südamel midagi teadmiste kohta ütelda. Piret, sa vaatad nii kurvalt mind. Märt, panen sõna sulle. Et mis siin ikka ütelda, et ütleme, et kui midagi ei tea ja arvamuspõhise teadmisega tegeleda, siis on see vale ja tuleb ikka teadmisepõhise teaduse järgi tegeleda, nagu Piret just ütles, et see seda elu edasi viib. Ja mina tahtsin öelda seda, et individuaalsed teadmised on nagu üks asi, aga meil on ka väga palju on nagu kollektiivseid teadmisi, et samamoodi mina olen siin esindanud noortalunikke ja seal on tegelikult sarnaste teadmiste, sarnaste probleemidega, sarnaste lahendustega inimesed juba täiesti olemas. Et nendesse organisatsioonidesse kuulumine, nende ringkondades käimine, nende inimestega rääkimine, see on ka üks osa sellest lahendusest, kus need teadmised tegelikult liiguvad. Ja samamoodi teine pool on sellest ka enda teadmiste edasiandmine, et kui mina olen läbi mingisuguste kogemuste, läbi mingisuguste koolituste, läbi nende rakendamise, läbi seoste loomise jõudnud mingisuguste tulemusteni, läbi siis nende andmete, siis neid andmeid ka edasi anda, et täpselt on olnud ka meie idee kogu aeg see, et meie ettevõtmine on avatud, me näitame, me räägime, me oleme nii-öelda oma kogemust kindlasti jagamas ja kui neid inimesi on rohkem, siis need teadmised ka levivad, eks ole, et see on nagu ülioluline asi, et sarnaste huvide ja teadmistega inimesed siis omavahel suhtleksid. Piret?
Ja ma vaatan kella, praegu on 30 sekundit on meie otsestuudio lõpuni, et teadmised on loomulikult, me teame, need on olulised ja tegelikult mõnikord on ka arvamused olulised, arvamusi tuleb ju ka kuulata, sest arvamustest tekivad mõnikord teadmised. Et see mõlemad on olulised ja teadmiste edastamise oskus ja teadmiste kuulamise oskus on võib-olla see, mis meid kõiki nagu ühendab. Aitäh kõiki teile meid kuulamast, teid kaasa rääkimast ja lõpetan Sivar Irvali sõnadega: nautigem tarkuse teri!